Tere siis minu poolt, ma olen Morten Kosk, Saaremaa gümnaasiumi G2 õpilane. Mul on hea meel siis juhtida seda paneeli, kuhu kuuluvad Saaremaa gümnaasiumi hoolekogu esimees Anton Teras, Saaremaa gümnaasiumi hoolekogu liige Anti Kukkela, Saaremaa gümnaasiumi õpilasesinduse liige Taavi Ranis, Saaremaa valla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Kaire Kiil, Kuressaare hariduse kooli Kiva tiimijuht Hevko ja klassijuhatajate sektsiooni eestvedaja Inge Tear, Tallinna strateegiakeskuse laste-noorte vaimse tervise tegevuskava juht Ott Oja, kellelt te just saite siis miniloengu. Ma siis küsiksin esimese asjana igalt panelistilt sellise jah-ei küsimuse. Et kas teie meelest on vaja üldse reguleerida nutiseadmeid koolikeskkonnas? Alustame siis siit poolt. Ja. 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 Ma ei saa nii vastata. Ma ütleks selle kohta, et tuleb kokkulepped sõlmida. Kokkuleppe on vaja sõlmida. Tuleb reguleerida. Tuleb reguleerida. Väga ühepoolne paneel. Aga siis alustame. Sooviksin siis näiteks siis selle inimese poole, kes siis vastas mõnda kõheldavalt, et kas viis, kuidas me reguleerime näiteks noortemate lastega õpikeskkonnas neid nutiseadmete kasutust, et kas see viis peaks ka üle kanduma näiteks gümnaasiumi ja ametikoolide keskkonda, kus õpilased on vanemad. Et kas see viis peaks olema sarnane ja see leping? Nüüd on palju lihtsam vastata ühe sõnaga ei. Aga selle reguleerimise peale, võib-olla see on lihtsalt minust tulenev, aga mulle tundub, et kui keegi midagi reguleerib, siis tema saab seda teha nagu ühepoolselt. Et sellepärast oli minu jaoks oluline sõna kokkulepe, et see on ikkagi läbi räägitud, kokku lepitud erinevate osapooltega, sealhulgas lastega. Kindlasti ei saa ju läbirääkimisi pidada erivanuses lastega ühtemoodi. Ja tulemused tõenäoliselt pole ka ühesugused. Jah. Samuti küsiksin siis teistelt paneeli liikmetelt, et kui me räägime regulatsioonist, siis kui radikaalselt te olete? Et kas see peaks olema nüüd terveks õpipäevaks, kas see peaks olema ainult tunni ajaks või see peabki olema selline vabatahtlik alistumine? Et koolipäeva alguses annad telefoni ära, kui sa selle väga soovid ja kui sa saad seda, siis selle ligipääs säilib õpilasele, kui tal on seda tõesti vaja. Ja ma soovisin ka siin nagu nõustuda eelnevate sõnavõtuga, et just, kui mina ütlen nõustuda selle reguleerimisega, siis tegelikult ma mõtlen samamoodi neid kokkuleppeid ja nõus, et see ei saa olla igas vanuseastmes samasugune. Et gümnaasiumiealine õpilane ja algklassi õpilane on väga erineva võimekusega ja jällegi, et sellised temal peab olema endal võimalus oma elu rohkem kujundada ja tema oskused peavad seda ka, me peame nende oskusega sinna arendama, et ta suudaks seda teha. Aga et see ongi selline samm haaval, et mõistlikus mahus ja jällegi see, kui me räägime sellest reguleerimisest, et see tõesti on see, et iga kool ja koolipere, eriti koos õpilastega või mõneti ütleks isegi suuresti õpilaste juhtimisel, võiks need kokkulepped sõlmida. Tooksin välja meie siis õiguskantsleri arvamuse, mis on suhteliselt vastupidine meie paneeli omaga. Õiguskantsler on välja tulnud 27. oktoobri Postimehe loos, et õpilast ei saa kohustada panema oma telefoni hoiukasti. Tsitaat siis. Õppetööle keskendumise toetamiseks on piisav, kui telefon ei tohi olla laual ja peab olema hääletu. Oluline on, et õpilased mõistaksid, mis tegurid õppimist võivad häirida ja mis soodustada. Õpilane peab mõistma õppetöös osalemise vajalikkust ja enda vastutust selles. Ma arvan, mida õiguskantsler on siin mõelnud, on siis see, et õpilasele või endal peab jääma see võimekus ja see võimalus ennast reguleerida. Ja tegelikult ka see on väga-väga arendav oskus, mida saab ainult sellel viisil arendada. Me jätame talle selle valikuvõimaluse alles. Kuidas seda kommenteerite? Mina räägin nüüd sellelt positsioonilt, et Kuressaare hariduse koolis me tõesti reguleerime nutiseadmete kasutamist ja see on meil ka kodukorras välja toodud. Ja see on kokkuleppel hoolekoguga ja lastevanematega. Olen tõesti seda meelt, et me ei korja lastelt ära
sest nutivahendid on tulnud selleks, et jääda. Me peame õppima nendega koos elama. Ja mind isiklikult üldse, ma panin ka vesti selga, ma pean kohe kommenteerima, et ma ei taha teistest nüüd nii palju ka erineda. Aga Kiva tiimiga käib see kaasas ja Kiva kooliga. Me oleme Saaremaa ainus Kiva kool, Muhumaal on ka üks Kiva kool. Aga kogu meie see nutivahendite regulatsioon sai alguse tegelikult just nimelt Kiva meeskonnalt. Ja tegelikult pean tulema selline kurva tõsiasjani, et küberkiusamine oli üks väga mõjutav põhjus. Ja siit jõuan selleni, et me peame aitama lastel aru saada, kuidas on mõistlik ja kuidas ei ole mõistlik. Me oleme põhikool. Algklassides on tõepoolest lihtne. Õpetaja lepib lastega kokku, lapsed on hästi koostöövalmis ja see ongi lihtne. Nad ei tahagi seda nutivahendit, neil on kõike muudki teha. Läheb keeruliseks 2. ja 3. kooliastmes, kus ahvatlused ja lapse regulatsioon ei ole enam selles heas tasakaalus. Ehk et siin on täiskasvanu abi vaja. Ja nüüd selle nutiseadmete regulatsiooni poole pealt ongi see, et meie koolis kehtib see reegel, et nutivahend on sul olemas, ta on kotis, sest ega lapsepäev ei koos ainult koolipäevast. Ta läheb koolimaja uksest välja, tal tekib olukordi ja tegelikult on see nutivahend ju meile tihtipeale väga suureks abiks olukordade korraldamisel. Ehk et kord on selline, et kui on vaja ja kui sul on hädaolukord, siis sa ütled õpetajale, mul on nüüd vaja nutivahendit kasutada ja sa võidki seda kasutada. Aga valdavalt see nutivahend sind ei tohi segada. See tuleneb ka sellest, et meil on sellel õppeaastal olnud küberkiusamisjuhtumid ja mitte ainult õpilaste vahel, vaid ka siis, kui õpilane filmib tunnis õpetajat ja filmib kaasõpilasi ja kui see läheb rändama sotsiaalmeediasse, siis tegelikult siin sekkub ikkagi juba politsei. Ehk et ka need olukorrad on hästi mõtlema panevad, aga need on tagajärjed. Me peame lapsi ennetavalt aitama, mitte tagajärgedega tegelema. Ehk et segase jutu mõte on see, et ärakorjamine ei ole kindlasti lahendus, aga toime tulemise õpetamine on küll lahendus. Et nüüd ma vajan lisaküsimust või abi, et kui mu jutus oli midagi segast. Kui teil on siis selline nagu direktiiv seatud, et nutiseadmed ei kuulu nagu ebasobilikult koolikeskkonda, siis kuidas te seda rakendate? Ütleme, et tõesti õpilane kasutab ebapädevalt seda telefoni ja ebaotstarbekalt, et mida te teete? No kui kooli kodukorda rikutakse, siis peab ju sellele reageerima. Ehk et meil sai alguse see sellest, et meil olid eelmine aasta nutivabad neljapäevad, siis me harjutasime. Sellest õppeaastast me tegime nutivaba esimese trimestri, jälle harjutasime. Nüüd uuest trimestrist leppisime kokku, et meil on nutivaba õppeaasta. Ja sellest poolaastast me oleme harjutanud siiamaani. Kui see harjutamine välja ei tule, siis laps teab, et on sanktsioonid. Ma tean, et juriidiliselt ei ole korrektne, et me võtame ära lapselt telefoni. Me tegelikult eemaldame lapse telefonist. See telefon liigub infoletti ja selle telefoni äravõtmisest me teavitame või eemaldamisest. Me teavitame lapsevanemat ja siis on kokkulepe, et kas tuleb lapsevanem sellele telefonile järgi ja saab sealt kätte. Kui me ei lepi lapsevanemaga teistmoodi kokku, sest tegelikult ega me siis nüüd mingi karistusasutus ka päris pole, juba on juhtumeid, kui lapsevanem on tõesti töötõttu kuskil mandril ära ja laekubki koju väga hilja, et siis me räägime läbi, et peale tundide lõppu saab laps selle kätte. Ja siis teavitame last, et nii, nüüd on see telefon seal nii kaua, kui su koolipäev läbi saab, siis saad infoletist kätte. Nii ongi. Midagi hullu ei juhtu, kõik on ellu jäänud. Aga kurb on see, et need lapsed, kes on korduvaid märkusi saanud, et nad valel ajal telefoniga toimetavad ja kellelt siis lõpuks telefon ära võetakse, sellel hetkel tekivad tal tõesti võõrdusnähud hästi kiiresti. Ehk et see paanika, mis siis last tabab, see on mõtlema panev. Et sama mõtlema panev kui see, et kui me varasemalt märkasime seda, et laps, kes on olnud vahetunni telefonis mänginud, mis iganes seal teinud, ei suuda 10 minutit
keskenduda tunnile, algavale tunnile ja see aeg läheb tal kaduma õppetöös. Ehk et noh, et siin on nagu need kurvad kohad ikkagi täiesti nähtavad. Tere kõigile, mina olen lapsevanemate esindaja hoolekogus ja ma kommenteeriks kõigepealt seda õiguskantsleri väljaütlemist nutitelefonide ärakorjamise seaduslikkuse ja ebaseaduslikkuse kohta. On uuringuid, mis näitavad väga selgelt, et kui nutiseade on klassis, kas sisse lülitatud või välja lülitatud, siis see halvendab õppetulemusi läbi selle, et siis õpilase tähelepanu on jagatud. Ta püüab oma tähelepanu jagada selle telefoni ja klassis räägitava vahel. Et sellest võib igaüks teha omad järeldused õpitulemuste kohta. Õpitulemused kannatavad. Tähelepanu millelegi juhtimine või ärajuhtimine on aktiivne protsess, psühholoogiline ja üks tore sõna rööprähklemine, eks ole. Rööprähklemine õnnestub väga vähestel inimestel suurepäraste tulemustega. Ma tuleks selle esimese küsimuse juurde tagasi, et kas nutitelefonid peaks ära korjama ja kas need meetodid nutitelefonide ära korjamiseks ja kas siis läbirääkimiste pidamiseks erinevate vanusegruppidega. Ma toon siia mõned näited. Hakkame altpoolt pihta, hakkame eelkooliajast pihta. Kui lapsele anda, ütleme, 1-2-aastaselt kätte nutiseade ja nutiseadmest saab lapsehoidja, siis lapse arengus on näha arengu aeglustumist 3-aastaselt. Sama kordub, kui lapse nutiseadme kasutamine kas algab või jätkub. Ütleme, et algab 5-aastaselt, 6-aastaselt on näha arengus aeglustumine. Kui me hüppame nüüd edasi näiteks noorte täiskasvanute vanuserühma, nendesse, kes on gümnaasiumist läbi ja kes õpivad kõrgkoolides. Toon ühe näite Ameerika Ühendriikidest West Pointi akadeemiast, mis on tasuline õppeasutus, kuhu lähevad väga kõrge motivatsiooniga inimesed õppima. Seal viidi läbi uuring. Selle uuringu ajendiks sai see, et koolis plaaniti või mõeldi seda, et kas viia kool üle nii-öelda sellisele digitaalsele õppele või mitte. Ja 50 klassitäit õpilasi jaotati 3 rühma. Üks rühm sai tahvelarvutid, laptopid, teine rühm sai tahvelarvutid ja 3. rühm jätkas traditsioonilist õppeviisi. Ja tulemustes oli näha, et need, kes jäid traditsioonilise mittedigitaalse õppeviisi juurde, nende tulemused olid teiste gruppidega võrreldes 20% paremad. Tuletan veel kord meelde, tegemist oli väga motiveeritud õpilastega, üliõpilastega. Siit ilmselt koorus välja juba minu arusaam sellest asjast, eks ole, ja nägemus see, et nutivahendid ja hea õppeedukus ei kuulu kokku. Ma ütleks siia juurde, et ma ei saa see, te viitasite PISA testidele. Ma tulen tagasi PISA testide juurde 2012 aastast, kus on, jah, mul oleks natuke kiireks, aga ma ei hakka seda ka näitama, tähendab siin, kõik meid on nii vähe, näete vanamoodsat paberi peal ka, ma näitan teile ühte graafikut, kus on omavahel kokku pandud eri maades digiõppevahenditele tehtud kulutused ja see on X-teljel, horisontaalsel teljel, eks ole, ja vertikaalsel teljel on PISA testi tulemused, siin oli nüüd aastatest 2012 võrdlus 2002 aastaga ja ma saadan selle siit paneelis ringi käima ja ma näitan seda saalile, et te näete siin
paremale on tehtud kulutused digivahenditele koolides riikide kaupa suurenevad. Niipidi saab vale ette, kui sa ja ma võin prillid kanda. Ja vertikaalteljel on 0 on siin. 0 tähendab siis seda, et tulemused 2 PISA testi vahel on samad. Kui 0-st allapoole halvenesid, ülespoole paranesid. Ma saadan siit käima. Ja seos on selge, mida suuremad olid kulutused riigiti digivahendite soetamisele, seda halvemad olid matemaatikas PISA testi tulemused. Ma küsiksin siis veel lapsevanema vaatepunktist, et Ott Oja rääkis ma siis esitluses sellest, et need probleemid ka tihti hakkavad kodust. Et kui meil ei ole üks kaitseteguritest oli nendes vanemate tugi, et kui nüüd tõesti see vanemlik tugi on puudu, et kas siis üldse kool saab midagi teha. Et kui koolis olgus ei ole telefonis, aga sa lähed koju, aga kodus puudud igasugused piirangud ja eneseregulatsioon, nii kodus on niikuinii süvendad enda neid riskikäitumisi ja tekib jälle see võimendav tsükkel, et kas siis üldse on mõtet kooli seda ära keelata. Kes vastutab siiski selle eest, et õpilane suudaks ennast reguleerida, kas see on kooli teha või see on siis siiski vanemate teha? No, mina olen jätkuvalt seda meelt, et kodu peab kasvatama, kool saab õpetada. Ja see järeldus minu jaoks on ilmselge, et see nutiseadmete kasutamine on nagu lugema õpetamine, nagu jooksma õpetamine, hüppama õpetamine. Elu üks vajalik oskus ja kodu peaks ka seda kindlasti õpetama ja mitte sel moel, et nutiseadmest saab lapsehoidja. Ma olen näinud oma nooremate suguluste pealt, kuidas poeg ei taha kuidagi süüa. Siis talle öeldakse, et nii, kui sa sööd, siis sa saad vaadata seda multikat. Ja siis ta sööb ja ta vaatab multikat ja ta teebki, ja ilma multikata teda sööma ei saa. Ja omaealiste laste vanemate pealt ma olen seda vaadanud ja kogenud, et lihtsama vastupanu teed minek on hetkel mugav, aga pikas perspektiivis teeb elu väga ebamugavaks. Ehk siis lastevanemad peaksid kodus nägema vaeva ja mitte andma nutitelefoni või seadet lapsele. Et siis vastus on see, et kodu peab kasvatama ja kool saab õpetada. Ja kui ma siin kuulasin paneeli jutte ja neid küsimusi, ma tahtsin hoopis ühte rääkida, aga mul tuli üks paralleel selle nutiseadmete sõltuvusega. Et läbi ajaloo on, läbi aastakümnete või isegi 100 on olnud ja suitsetamine selline sõltuvus. See oli väga popp. Alguses suitsetasid mehed, siis tulid juurde naised, siis saadi aru, et see on tervisele kahjulik. Väga kaua läks aega, kui see suitsetamise hakkas langema. Seda kõigepealt langes ta meeste hulgas, langeb ta naiste hulgas, aga see on üks sõltuvus ja selle arusaamine on võtnud pikalt aega ja siis reageerimine sellele, selle vähendamine on võtnud väga-väga palju aega. Ja kui me räägime nutiseadmetest, siis ma lugesin kokku, mina sain 5 kell, prillid, sõrmus, telefon, tahvelarvuti. Me peame rääkima nutiseadmetest, kui me keelame ära või reguleerime nutitelefoni kasutamist, siis tuleb noored paned prillid ette. Aga sellest ei ole juttu, seda pole kirjas. Ja kui me oleme kokku leppinud ühiskondlikult, et me töö juures alkoholi ei tarvita, no me võime kokku leppida ka see, et me nutitelefoni sõltuvuse ja meelelahutusfunktsioone töö juures ei kasuta. Teine lapsevanem. Aha, küsiti lapsevanemate arvamust, eks me siis, ma arvan ka midagi. Ja nõustun täiesti Antoni seisukohas, et selles mõttes, et milline roll on kodul ja milline roll koolil, eks ole, lapse kasvamisel ja kasvatamisel. Ja ka siia peaks siis juurde lisama, mille sina jätsid mainimata, võib olla ka vastupidine, ma olen kuulnud
selliseid situatsioone, kus laps läheb kooli ja ta ei ole varem nutiseadmetega kokku puutunud ja koju tulles hakkab nõudma nutiseadmeid, kuna koolis teised lapsed kõik kasutasid nutiseadmeid. Selliseid olukordi tuleb ka ette. Ja siin tuleb nagu mõelda seda ka siis, et milline siis võib olla see koduroll, milline kooli roll, aga me ei saa unustada ära ka ühiskonna rolli nende nutiseadmete mõjus meie lastele. Ja kui me igapäevaselt vaatame, kas siis telekast, arvutist, meediast, paberkandjal, siis me näeme, et selline surve tarbida nutiseadmeid on äärmiselt suur ja lapsed on alati olnud uuele väga vastuvõtlik, aga samuti ka haavatav kõige suhtes, mis on uus, huvitav, aga võib olla ka kahjulik lastele, eks ole. Ja kui me vaatame, kuidas sotsiaalmeedia ja mängud on üles ehitatud, siis on seal märgata väga selgelt, et need on disainitud tekitama kasutajates tugevat sõltuvust, eelkõige sellist vaimset sõltuvust. Ja ma viitaks ühele uuringule siin jällegi, kus see on üks paljudes, kus on uuritud, millised ajupiirkonnad aktiveeruvad nutiseadmete kasutamisel. Ja need on sellised ajukoora alused keskused, mis aktiveeruvad nutiseadmete kasutamisel, aga ka narkootikumide kasutamisel ja magusa kasutamisel. Et need ei ole inimesel spetsiifilise narkootikumi mõnukeskusi, ei magusa mõnukeskusi ega nutiseadmete mõnukeskusi, lihtsalt on sellised autasu andvad keskused, eks ole, ja need nimetatud asjad kõik mõjutavad sarnaselt neid keskusi. Et me peame mõtlema sellele, et millele me oma lapsed avame, eks ole, nii-öelda vaimselt, et mis see on, et kas praegusel hetkel see on võib-olla ka küsimus õpetajatele siin, et kas see on lapse viskamine tundmatus kohas vette ja vaatame, kas ujub välja või kas saab hakkama või siis 4 tuulekätte viskamine, et vaatame, kuidas ta seal laperdab, igas suunast tuleb midagi, üks asi toredam kui teine. Või see, et me oleme piisavalt teinud selleks, et meie lapsed oskaks kasutada seda tehnoloogiat uut ilma oma arengut kahjustamata. Tegelikult ju küsimus oligi selles, et kas kool peaks õpetama, kui kodus ei õpetata, et me ju räägimegi tegelikult koolis nutiseadmete kasutamise õpetusest. Et kui küsida, kas kool peab midagi tegema, kui kodus seda ei tehta, siis ma ikkagi ütlen, et ikkagi koolis me võime ikka õpetada. Et kui kodus matemaatikat ei õpetata, siis me koolis ikka õpetame, lihtsalt asi on tulemustes, mis tulevad. Et kui me teeme seda mõlemapoolselt ja koostöös, siis on paremad tulemused. Kui seda teeb ainult kool, siis me ei jõua nii-öelda tulemusteni. Tahtsin ka öelda, et lapsed on päris suure osa ajast koolis. Ja kui me siis suudame neid nutivahenditest eemal hoida, kas me siis juba pole teinud midagi selle jaoks, et neil parem oleks tegelikult. Ja mulle tegelikult väga meeldib, ma tahtsin ka Antoni täienduseks öelda, kui ta ütleb, et kool siiski õpetagu ja lapsevanem kasvatagu. Me koolis tegelikult aitame ikkagi kasvatustegevusele kaasa, aga koolis me ei võta vastutust selle eest, lapse kasvatamise eest, et see jääb ikkagi lapsevanemale. Aga ma tahtsin lihtsalt öelda, et mind ennast hästi kõnetas see, miks me üldse sellega hariduse koolis hakkasime väga tegelema. Angela Jakobson, kui see ütleb kuulajatele midagi, selline vahva koolitaja, ise laste kliiniline psühholoog ja hästi palju eripedagoogiliselt lastega tegelenud, tõi väga hea paralleeli nutivahendite ja auto arenguga. Ehk et kui te mäletate, kunagi tulid autod, millel turvavöösid üldse ei olnud, on ju.
ei nõutud ka, et neid kasutataks. Noh, ei olnud. Siis oli see aeg, kui autod hakkasid kiiremini sõitma, läksid paremaks, tulid turvavööd. Nüüd, kas keegi ostaks auto, millel ei ole turvavööd või turvapatjasid? Sest autod on läinud kiireks ja natuke ohtlikumaks ka. Nutivahenditega on samamoodi, kui nuputelefon oli. Kas meil oli nii suur probleem sellega? Ei olnud ju. Nutivahend on läinud nii palju paremaks, et me peame turvameetmeid kasutama. Selleks, et kõigil oleks parem. Ja teine aspekt on see, et me näeme küll, et kuni 9. klassini seda mõistlike valikute tegemist lapse poolt peame ju toetama. Ja sellepärast ei ole meie oma koolis näinud seda teed, et me ära võtame, sest tegelikult õpetajal tunnis on aeg-ajalt jube vahva öelda, et võtke nüüd telefon, vaatame, teeme selle asja koos seal. Ehk et see kindlasti ei ole lahendus. Me räägime sellest ebamõistlikkusest, sellest piirkonnast just nutivahendite puhul. Esitaksin küsimuse siis meie õpilasesinduse esindajale. Kuidas teie, te olete küll õpilane, et kuidas teie näete tunnis seda õpilaste poolt telefoni kasutust? Kas nad nagu tõeliselt kuritarvitavad seda ja kas nad üldse kuulavad õpetajad, kui nad üritavad siis parastada õpilasi, et pange ära? Ja, ma usun, et see oleneb täiesti õpilasest tegelikult, sest on õpilasi, kes tõesti kuritarvitavad seda nutiseadet ja absoluutselt ei kuule õpetajaid. Aga ma usun, et suurem enamus ikkagi üritab tunnis keskenduda sellele, mida ta õpib seal, sest on tulemas igasugused testid, eksamid, kontrolltööd, kus neil on vaja saavutada normaalne tulemus, et üldse kuhugi edasi jõuda. Seega neil on see motivatsioon mitte seda nutiseadet kasutada. Kuid on ka õpilasi, kes nad küll kasutavad seda tunni ajal, võtavad selle välja, kuid see on ainult kas või korraks, sest neil ongi võib-olla mingi tähtis asi, mida nad ei saa edasi lükata. Et nad ei mängi seal midagi, neil on mingi tähtis vestlus seal käim, mingi koolivälisi näiteks, mingi instruktoriga või mingi õpetajaga kuskilt näiteks huvikoolist, kes ongi pakiline asi ja ta ei saagi edasi lükata, ta peab sellega tegelema kohe. Et see vestlus käib korraks, aga ta ikkagi pöörab tunnis ka tähelepanu. Ta ei jää sinna nutiseadmesse püsima, ta üritab keskenduda tunnile. Ott Oja vist soovis sõna? Jaa, et ma arvates teil siit on hea just mõelda ka edasi just see, et kui need kokkulepped reeglid on paigas, siis eks ole enamik õpilasi ikkagi on valmis soovivad neid järgida. Mida me võime näha, on üks selline teadlik vastuhakk ja teine võib-olla selline võib-olla pooledi alateadlik vastuhakk, et üks see teadlik vastuhakk võib olla selles olukorras, kus see reegel, nutiseadmete keelamine on mingi konkreetne piirang nutiseadmete kasutuses, on tulnud ülevalt alla ilma õpilastega läbi rääkimata, ilma sellist ühist arusaama loomata. Ehk siis me võtame need õpilast ära oma vabaduse autonoomia ise otsustada, kuidas nutiseadmeid kasutavad. Kui me võtame inimeselt seda autonoomiat ära, siis ta tihtipeale hakkab otsima mingit viisi, kuidas seda tagasi nõuda ja see lihtsalt vastuhakkis, kas või pime vastuhakk, et aga kui te keelate ära, siis ma toon teise telefoni kooli, et mis te nüüd teete, eks ole, et see ei ole isegi, et mitte see õpilane arvab, et see on hea mõte, vaid see on viis näidata seda, et ma olen ikkagi iseseisev inimene, et ei saa mind kontrollida. Mis on loomulik inimlik soov. Ja teine pool samas, millele tuleks ka mõelda, on see, et kui on ikkagi kujunenud selline digiseadmesse sõltuvus ja on puudulikult arenenud näiteks oskused iseenda emotsioonidega toime tulla, siis me räägime pigem sellest, et see õpilane ei oskagi ilma ja meil ei ole mõtet nõuda inimestelt asju, mida nad ei oska, me pigem peame neid õpetama paremaid teisi käitumisi. Et kaks aspekti, mis tahtsin siis tuua. Nii. Direktor ka soovis siin. Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et Oti kommentaar, et õpilane tuleb teise telefoniga, see ei ole lihtsalt nagu humoorikas näide, see on reaalne päris elus läbi elatud näide. Sellepärast me ei korjagi ära telefoni. Ja.
ma tooks siia ühe näite Tõrvandi koolist juurde. Tõrvandi põhikoolist, seal on ligi 800 õpilast ja Tõrvandi põhikooli direktori sõnadele tuginedes, nendel on kasutusel sellised magnetlukuga taskud. Need on sellisest materjalist, mis ei lase elektromagnetkiirgust läbi. Niimoodi, et kui telefon, nutiseade pannakse sellesse taskusse ja pannakse klõps kinni koolipäevaks, siis isegi kui ta jääb sisse lülitatuks, ei kosta sealt ühtegi häirivat piuksu ega klõpsu. Ja nendel on kasutusel olnud selle õppeaasta algusest ja esimese paari kuu kasutamise järgselt olid siis direktori hinnangud ja tema sõnul ka kooli ülejäänud personali hinnangud sellele, ütleme, et suures osas nagu ülivõrretas, sest arvamus. Ja et siin oli, ma olen arst ja ma ei saa kommenteerima jätta seda toredat ja ilusat kliinilist kirjeldust sõltuvuskäitumisest, eks ole, mis siin nüüd esile toodi seoses nutivahenditega ja ma tooks siia juurde, tähendab, meil on see ühel koosolekul siin, hoolekogu koosolekul olnud juttu ja ma olen seda varem ka välja ütlenud, et kui nutiseade oleks ravim ja see oleks mõeldud kas õpiedukuse parandamiseks, siis Ravimiametis selline ravim läbi ei läheks. Ma toon siia näite juurde, mis võib-olla seda paremini selgitab, üks Inglismaal läbi viidud uuring, kus 90 koolis 2000 kuni 2012 oli vist, osales siis eksperimendis umbes 130 000 õpilast ja nendes koolides viidi sisse nutiseadmete keeld, 0 nutivahendit ja hakkas juhtuma see, et kõikides nendes koolides õppeedukus hakkas paranema ja kõige rohkem said sellisest nutiseadmete keelust abi need õpilased, kellel oli õpiraskuseid. Kõige vähem said kasu sellisest nutiseadmete keelamisest õpilased, kes olid väga heade hinnetega ja kellel ei olnud õppimisega probleemi. Mis tähendab seda, et nutiseadmete kasutuse piiramisega koolis võidavad kõige rohkem need, kellel on koolis kõige rohkem probleeme. Ja ma leian, et nii lapsevanematena meie kohustus, samuti ka koolipersonali, õpetajate kohustus on siis kaitsta meie laste vaimset tervist, samuti ka nende kõige haavatavamate lastegruppide tervist ja õppeedukust. Et seega selle sama Inglismaa näite põhjal, kui tooks selle sama ravimi näite juurde, et tegemist oleks sellise ravimiga, mis õppeedukust ei tõsta, kuid selle ärajätmisel oleks kõik positiivsed tagajärjed, kui mõtleme vaimset arengut ja õppeedukust. Siinkohal ma tooksin ühe näite enda eelmisest koolist, põhikoolist, kus ma tulin, et ka meil, Salme põhikool, ka seal kehtustati 0 tolerants nutiseadete vastu. Ja kusjuures alguses isegi vist töötas, aga lõpuks lihtsalt kedagi ei hoolinud enam. Õpilased, nad ei hoolinud, nad lihtsalt kasutasid nutiseadet. Nad leidsid alternatiive, kuidas seda kasutada ilma, et õpetajad näeksid, nad lihtsalt hiilisid õpetajate selja taga. Ja lõpuks õpetajad ka enam ei jaksanud neid ära korjata. Neid ka enam ei huvitanud, sest õpilasi ka lihtsalt ei huvitanud. See ei toiminud absoluutselt meil seal, et see on isiklik näide muuseas. Et me hüppan sama asja pealt, see on nüüd ühe teemaga, mis me enne siin käsitlesime, eks ole, et kas kodu kasvatab ja kool õpetab ja see on nagu selge piir või mitte. Siin
tunnustan siin Saare haridusjuhte, et tihti koolides ikkagi koostub see, et õpetaja õpetab ainet ja nagu muu nagu ei ole oluline, aga ikkagi koolis me ikkagi räägime õppe-kasvatustööst ja võib-olla seda kasvatuspoolt on parem seal sõnastada sellise natuke tehnilise terminiga nagu sotsialiseerimine. Ehk siis selline õppimine sellest sotsiaalsest teiste inimeste keskkonnast toimedulekuks. See, et me suudame enda emotsioone ja toimetulekut selles olukorras kontrollida ja me suudame teistega hästi käituda ja mõista, miks nemad kuidagi käituvad. Ja seda me õpime ainult siis, kui me oleme teiste inimestega koos, teiste inimestega suhtleme. Ja kui meil on näiteks mõni lapsevanem, on väga pikalt töötanud ja pingutanud selle nimel, et näiteks vähemasti enne kooli oma lastele nutiseadet ei võimalda. Võib-olla isegi pikemalt, eks ole, aga ütleme jah, et enne kooli nutiseadet võimalda, aga siis tõesti tulebki laps esimesest klassist pärast paar päeva tagasi, et ma soovin ka endale telefoni, kõigil on ja mul ei ole. Ja see on nüüd selline sotsiaalne surve, mis tekib sealt, et ma soovin olla ju teistega samasugune. See on iga inimese normaalne soov ja kui me räägime näiteks teismelistest, siis see soov on täielikult laes. Teismeliste soov ja vajadus kuulda oma vanusegrupi noorte seltskonda ületab kõik sellised nende suhete olulisuse, mis on täiskasvanud inimestega. See on ealine eripära ja proovida sellega võidelda on täiesti lootusetu. Nii et pigem on see, et me peame proovima kujundada seda keskkonda, et kui see pere on valmis pingutama, et siis me kooliga proovime neid peresid sellest võimestada ja luua need ühtsed kokkulepped, reeglid, mida pere suudab toetada ja mida õpilased ka on valmis järgima. Jällegi, et nooremad õpilased seda vähem nad ise suudavad ennast reguleerida ja suudavad samas ka tingimata kaasa rääkida sellest, aga ei tasu alahinnata. Ka väga noored lapsed suudavad väga adekvaatselt ja mõistlikult kaasa rääkida nendes teemades. Samamoodi need nutiseadmete reeglid kokkulepped, et teie gümnasistid siin, ma arvan, et kui te hakkaksite neid reeglid paika panema, siis te paneksite tõenäoliselt rangemad reeglid kui nii mõnigi täiskasvanu siin ruumis. Et selles mõttes ei tasu neid noori endeid ka nüüd arvata, et tahavad kõiki nüüd null reeglit midagi. Ei, inimesed tahavad normaalset keskkonda, seesama me oma töökeskkondades ju ka, me ei taha olla koosolekul inimestega, kes ainult vahivad oma telefoni, ainult scrollivad. See ei ole meile endale sotsiaalselt mugav olukord. Nii et selles mõttes siin tasub ikkagi luua seda kontrolli ja anda seda kontrolli ka õpilastele endile, aga see ka tähendab seda, et kui õpilased vahetuvad, siis neid reegleid asju peab korduvalt iga aasta üle rääkima, üle arutama, kohandama, et need kehtiksid ikkagi uutele noortele ka. Korra tulen tagasi, võite mul oma nimi öelda, Tavieri juurde, et sa tõid väga ilusa näite, mind kõnetas see, kuidas teil Salme koolis oli, ehk tahtsin öelda, et tõepoolest me valisime ka väga sellise piinarikka tee tegelikult ka õpetajaskonnaga, kui me need nutiseadme regulatsioonid kehtestasime, sest tõepoolest see tähendabki seda, et me peame kõik nagu liikuma ühes suunas. Miks ma selle Kiva vesti selga panin, ongi see, et meil ilmselt Kiva koolina, me oleme 14 aastat olnud Kiva kool, meil on Kiva koolina natuke lihtsam seda teha, sest Kiva programmi põhimõtted on ka see, et kogu kooli personal mõtleb, töötab, käitub ühtemoodi. Ehk et kui me nüüd ka neid nutiseadmete, ütleme, regulatsiooni rakendama hakkasime, siis see kuidagi potsatas täpselt sellesse samasse kohta, kus meil see Kiva programmiga toimetamine on. Ja meil on tõesti see oht, et me kehtestame reeglid, aga me nagu väga ei kontrolli või kuidagi ei hoia seda nagu kogu aeg pildis. Et see oht on tõesti, et me devalveerime selle kõik siis kohe. Meil on tõesti koolis niimoodi, et meil on igal vahetunnil kõikidel korrustel on korrapidaja õpetajad, nad on äratuntavad. Ja see tuletab automaatselt õpilastele meelde, millised reeglid me täidame. Ehk et tihtipeale ei peagi üldse nagu mingit verbaalset sekkumist ja midagi tulema, kui et see on teada, et mis põhjusel me seda kõike teeme. Et see tegelikult aitab
meil kõigil seda ühtses joones olla ja tegelikult mina isiklikult hindan seda, et kui tekib olukord, et meil on tõesti õpilane, kes ei taha seda reeglit täita, see, et see annab võimaluse diskussiooniks. Et arvata seda, et meil on nüüd käteväänamine või vägisi telefonide ära rebimine, seda kindlasti ei ole. Aga jõulisem sekkumine tuleb tõesti siis, kui see kolmas hoiatus ei ole andnud ka tulemust. Et siis me peame teistmoodi lähenema. Ja see on nüüd tõesti siin sellest poolaastast, need juhtumid, mis meil on olnud, mina isiklikult näen täiesti seda, et see laps tegelikult vajabki abi. Ta vajabki abi nende reeglite mõistmisel. Et ta saab ju selle telefoni tagasi. Et siin nagu ma korra juba ütlesin, et eluohtlikke olukordi ei ole. Et see on nagu selle asja mõte, miks on vaja niimoodi reguleerida. Aitäh! Ma lihtsalt igaks juhuks küsin ühe küsimuse ära, et enne kui ma Otile Bolti telin. Et peamine küsimus, millele ma tegelikult ise tahan nagu veel Oti vastus ka nagu väga ära kuulata, tegelikult tahaks nagu kõikide panelistide vastust ära kuulata, sest et see puudutab meie kodu Saaremaad. Mind väga huvitab just see, ja ma vaatan nüüd hästi isekalt enda mätta otsast Saaremaa gümnaasiumi koolijuhina. Mul on hea meel selles mõttes kuulda seda, et hariduse kool nagu tegeleb sellega. Päris ausalt, mul on hea meel kuulda, et mingil viisil proovite leida lahendusi. Mida see meie jaoks tähendab seda, et meil on nende teemadega, gümnasistidega tulevikus lihtsam kõneleda. Ehk siis laias laastus ma nagu väga selgelt usun, et see on maja, mida me ehitame. Et mingid käitumuslikud asjad me juba päris varakult teeme selgeks ja mingil hetkel me tegelikult peame ainult neid meelde tuletama. Mitte nullist ehitama ja olema need pahad, kes nüüd asjad ära võtavad. Et enne oli kõik nii normaalne, nüüd tulite teie ja rikkusite kõik ära. Et võib-olla ma küsikski Ott sinu käest just seda poolt, et mis on just see Tallinna, võib-olla see sinu nagu lootus tuleviku kontekstis. Ja siis ma tegelikult küsiksin kõikidelt panelistidelt, et mis on see Saaremaa lootus teie kontekstis? Ja tegelikult seda on päris keeruline vastata, sest me oleme ise ka sellise sihti kujundamas ja kui ma üritan personaalselt vastata, siis ega tegelikult mulgi ei ole see nii konkreetselt paigas, sest minu soov on see, et me ikkagi töötaks koos kooliperedega, eriti nende laste ja noortega endiga, sest kui ükskõik mis see reegel on, mis kokku lepib, mis võib olla see, et jaa, me keelame nutiseadmete kasutuse ära selles konkreetses koolis, et jällegi, aga need õpilased peavad ise panustama selle valiku tegemisse ja peavad saama seda õigust neid otsuseid ümber vaadata mingi mõistliku regulaarselt või näiteks, et kui õpilased tulevad näiteks siia 10. klassi ja 5 aastat tagasi üks varasem 12. klass leppis teiega reeglid kokku, siis neid ei huvita see 5 aastat tagasi kellegi teise poolt kokku lepitud reeglid. Ja kui me üritame neile neid rakendada, siis nad lihtsalt hakkavad selle vastu mässama. Et see ei ole konstruktiivne, nii et tegelikult on ikkagi selline suur dialoogi pidamine. Mis ma arvan, on mingis mõttes ka Tallinnas ees, aga Tallinna all on 50 kooli, pluss rohkemgi tegelikult. Ja osalt on ootus, et kõigile läheksid täpselt samad justkui reeglid. Ma arvan, et midagi natukene sellelaadset võib-olla tuleb, aga pigem see läheb ikkagi rohkem selliste üldsuunistega, kus koolipere peab omavahel kokku leppima ja see võib olla täielik keeld mingis vanusegrupis, näiteks algklassides või miskit muud, või see võib ka olla see, et koolis on omad konkreetsed reeglid paigas, mis tagavad selle, et siis kui nutiseade ei peaks olema tunniga seotud, siis ta on tõesti ära minimaalselt, ütleks tõesti kotis, sest tõesti, kui ta on meil selle samas laua peal kõrval, kui ta on taskus juures, siis ta tuleb meile iga natukese aja tagant jälle meelde ja kui ta tuleb meile jälle meelde, siis meil tuleb uuesti teha see töö, et millele ei keskenduda. Aga sellele kõigile juurde, mida me üritame tegelikult ka vaikselt juurde tuua natukene nagu paralleelselt sellega,
on rohkem psühholoogilist nõustamist Tallinnas õpilastele kättesaadavaks teha, mille osaks on ka nutiseadmete kasutamise osas nõustamine. Ehk siis, mis tegelikult suuresti ka tähendab sedasama, et emotsioonide reguleerimise oskused, et neid arendada, et kui õpilane reguleerib oma emotsioone, tuleb oma raskustega toime läbi selle, et ta võtab telefoni, kasutab see, et kas mingi sotsiaalmeedia äpp, miski muu, eks ole, mis aitab tal nii-öelda matta selle negatiivse tunde, et me peame arendama seda oskust selle negatiivse tundega nii-öelda teadlikult paremini toime tulla, sest kui tal seda oskust ei ole, siis meil ei ole mõtet talt nõuda seda, et ta seda nutiseadet ei kasutaks. Et siis ta lihtsalt läheb mingit muud negatiivset väljundit otsima, kui teil ei ole seda positiivset oskust sellega toime tulla. Võin öelda siin positiivse oskuse peale, et kuidas see meie harjutamine siis välja nägi. Et nutivaba neljapäevad, vahetunnid, tantsuvahetunnid, mängude vahetunnid, kõiksugu toredused. Ehk et ei oleks olnud valus väga see kogemus, esimene kogemus. Nüüd ma pean ütlema, et enamus õpilasi leiavad väga huvitavaid väljundeid. Meie miniareena ehk palliplats on õpilastest pidevalt kaetud. Raamatut lugevaid õpilasi on vahetundide ajal kordades juurde tulnud. Ehk et nad leiavad küll, lihtsalt antagu neile võimalus. Ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, et üks eesmärk tänasel koosviibimisel on teadlikkuse tõstmine nutiseadmete kasutamisega seonduvatest nii negatiivsetest kui ka positiivsetest tulemitest. Ja ma loodan nüüd, et koolijuht arendab seda teemat edasi ja gümnasistid saavad olema need, kes viivad seda teavet, mis seondub nutiseadmete kasutamise ja õppeedukuse vaimse arenguga ka oma kodudesse, sest ilmselt kõik nõustuvad selle väitega, et nutiseadmete võimalike ja reaalsete negatiivsete mõjude esile toomine on olnud üsna tagasihoidlik meie ühiskonnas. Ja meil on siin täna pikalt juttu olnud, kuidas ja miks ja kas keelata ja kas mitte keelata, aga kõik sellised otsused eeldavad esiteks teadlikkust asjast ja siis saab rääkida ka teadlikust nõusolekust. Et niikaua, kui me seda ei tee ja ütleme, et lapsed ja lapsevanemad kobavad pimeduses nende võimalike negatiivsete tagajärgede suhtes. Minu jaoks on see sama nagu anda ükstapuha millisele sõltlasele siis iga päev mingi väike doos kätte, et ta märatsema ei hakkaks. Et loomulikult on see teadlikkuse tõstmine ja selle kaudu arusaamise tekkimine, et kuidas nutiseadmeid peaks kasutama ja kas neid üldse või millises eas hakata neid kasutama, et sealt peaks saabuma see arusaamine. Ja ma tooks siia juurde, et mitmetes maades on nüüd järjest siis seadusandlikul tasandil reguleeritud nutiseadmete kasutamist kuni ära keelamiseni. Ja nendel on väga tõsised põhjused, miks selleni on jõutud. Ja ma tooks võib-olla siia, ilmselt hakkame otsi kokku tõmbama 2018 aastal Ameerika Ühendriikides avaldatud uuringu, kus uuriti noorte käitumist. Vist oli umbes 40 000 noort selles uuringus ja seal on leitud, et peale 2011. aastat, siis kui iPhone'id muutusid taskukohaseks ja hakkas ka siis mobiilne internet muutuma taskukohaseks ja kättesaadavaks, muutus Ameerika teismeliste käitumine kardinaalselt. Nad ei käinud enam nii palju kohtamas, nad ei kohtunud, nad ei käinud kinos
isegi autojuhi lubadelt laotamine kukkus numbrites allapoole ja hakkasid kasvama depressiooni esinemise hulk ja enesetappude esinemise hulk, et need on need põhjused, miks sellesse asjasse tuleb väga tõsiselt suhtuda ja üks kindlasti kõige olulisem esimene samm on teadlikkuse tõstmine nii laste kui ka lapsevanemate hulgas. Kui küsimus oli, et mis saab Saaremaast tulevikus ja kas Iivol võib minna kergemaks, kui nad gümnaasiumisse tulevad, et siis mina võin küll öelda, et meie osakonna inimesed kuuluvad erinevatesse haridusasutuste hoolekogudesse. Ja kõik viimased hoolekogud, mis siin nüüd juba eelmise aasta kuskilt keskelt alates, on tegelenud, vähemalt need, kus mina olen käinud, on igal pool tegeletud selle küsimusega. Ehk et tegelikult koolid selle teemaga tegelevad, igaüks on seal maal, kus ta on, arvamusi on ka erinevaid, läbirääkimised erinevate huvigruppidega. Ehk et ma arvan, et kui nad nüüd gümnaasiumi tulevad, siis kindlasti need varasemad reeglid pole olnud sellised nagu teil siin, et need on nähtavasti igal pool tulevad vastavalt sellele, mis on parasjagu see kontingent. Aga nad on teadlikud ja nad teavad, et nendega selle teemal on omad kokkulepped. Et see, et selle teema puhul tehakse kokkuleppeid, ma arvan, ühel hetkel ei ole enam võõras. Kui see kasutamine ei ole nii selge, et neid kokkuleppeid pole enam vaja. Jäi rääkimata see, et meil ei tulnud see otsus, et nutivaba kool oleme õpetajate toast. See ikka käis läbi õpilase esinduse, läbi hoolekogu. Ja me lihtsalt oleme need, kes täide viivad siis seda, mida lapsevanemad ja õpilased on siis oma kogudes otsustanud. Ja ma ei tea, hariduse kooli poolt julgeks nagu lubada, et äkki hariduse kooli õpilastega läheb natuke juba paremaks. Et me ikka oleme endale selgeks teinud, et meil on ikkagi selle harjutamise faasis. Et vaatame, ja see ongi pilootaasta meil, tegelikult me olemegi nii kokku leppinud. Et ennem kui me nagu jõulise, ütleme sellised konkreetsed sõnumid välja anname, me tahame ise ka teada, kus see õige koht on. Aga ma tõesti loodan väga, et meie poolt, teie poole saadetud õpilased on selles osas juba natukene... See oli natuke kiuslik küsimus. Jah, natukene nagu juba omavad mingit teadmist. Siin Karl mõtleks ka, et see protsess selle tulemuseni on selline aeglane ja sujuv protsess peaks olema, et ei saa kohe jõuga peale minna ja tulekski, nagu siin öeldi, kaasati õpilasesindus hoolekogu, et ka meil tuleks ilmselt seda rakendada ja üleüldse tuleks seda rakendada, et ka õpilasesindus ja üleüldse õpilased ise on seotud sellega, et kõik asjaosalised on teadlikud sellest, on seotud sellega. Ja nagu nii kodudes kui ka õpilastes on see teadlikkuse tõstmine nii nendest kõikidest faktoritest, mis sellega kaasnevad nutiseadmetega ja kas või kuidas see võiks, mis need kõik positiivsed efektid on, kui need ära keelustada. Aga ma arvangi, et see tuleviku vaates see protsess võiks olla selline rahulik, kus lähebki samm-sammult, aasta-aastalt, et see sihteesmärk oleks nagu paigas, aga see ei oleks kohe nüüd nipsust peale pandud, sunnitud kõigile. Mina näen kahte lahendust. Ütleme, nägemus on selle lahendus, et üks on tehniline. Igas haridusasutuses võiks olla selline raadiovõrk, mis lülitab välja meelelahutuse ja sõltuvuse äpid ja tööle jäävad ainult tööriista äpid, mis selles asutuses on vajalikud. Ja need noored, need inimesed, töötajad, kes sinna tööle lähevad, nad teavad, et seal asutuses on selline automaatne süsteem, mis lülitab välja mittevajalikud äpid. Ja töökohta, see ongi, igas asutuses võiks olla selline tehniline lahendus ja see on selline tähtede sõja stiilis lahendus, et täna veel ei ole, aga homme võib-olla juba on. Ja siis teine nägemus on mul see, et tänase arutelu ja paneeli lõpuks mina pealkirja sõnastaksin niimoodi, et milliseid kokkuleppeid me teeme ja miks
nutiseadmete kasutamises. Ma ütleks Antoni jutule juurde sinu esimese ettepaneku peale. Seda on juba proovitud. Kui ma õieti mäletan, Ameerika Ühendriikides Floridas see lõpetati üsna ruttu ära. Seal tekkisid mingisugused legaalsed probleemid sellise Ameerika hääle stiilis tegevusega. Aga ma nüüd räägin natuke, panen ka sulle võib-olla sõnu suhu, aga või okei, ei pane, aga noh, viitan meile mõlemale, et me oleme sellised vanakooli mehed, eks ole, et meie oleme koolis käinud hoopis teise riigikorra ajal ja igal koolil oma sise-eeskirjad, eks ole. Mõtle sulle vahel, et me oleme siis pigem sellised nuputelefoni mehed. Ja no mina sain oma esimese telefoni siis, kui need lugupeetud noored gümnasistid siin teelu meil tükk aega sinna minna, selle vanuseni, kui mina sain oma esimese nuputelefoni. Et olid, ütleme siis sisekorra eeskirjad ja ei olnud mingit mokakobinat. Need kuulusid täitmisele, eks ole. Mitte ei hakatud läbi rääkima, kellel on palju õigusi ja kas õigusi üldse on. Et see on väike kinnas kooli juhtkonna poole, et kuidas see olukord nüüd, kas siis samm-sammult, nagu siin on siin lahendusi pakutud või et millise, sa käisid vahepeal ära, aga mõtlesin, kõige olulisem võib-olla oleks teadlikkuse tõstmine, et kui me suudaksime gümnasistide hulgas selle, ütleme, diskussiooni siin algatada, siis mis iganes formaadis. Ja see viiks selleni, et tõuseks gümnasistide teadlikkus ja läbi selle tõuseks ka kodudes vanemate teadlikkus nende võimalike negatiivsete ilmingute osas, mis on seotud nutiseadmete kasutamisega, et see oleks suur ramm edasi. Ma lisan lihtsalt siis selle, et Saaremaa gümnaasiumi eesmärk on ju mõtestatult õppida ja mõtestatult tegutseda ja mõtestatult õpetada ja see mõtestatus ongi see märksõna, mis kõige selle kokkulepete sõlmimise juures peaks kaasas käima. Siinkohal ma lisaks ka veel juurde, et see lõplik eesmärk nende nutiseadete osas ei tohiks olla nende täielik keelustamine, vaid olekski just nende asjakohane reguleerimine, eriti siin selles asutuses ja üleüldse kõikides asutustes just sihtmärgipõhiseks. Ja nagu ka varem mainitud, et noorte üleskasvatamine või õpetamine neid just sihtotstarbeliselt neid seadeid kasutada ja vajadusel ka nõustada neid siis nende efektide osas ja kui on mingid probleemid. Siin võib-olla on ikkagi nii, et vanasti oli see kord teissugune, et ülevalt öeldi ja alumised kõrvad lontis tegid. Ja lapsed kasvatati ka koolis nii. Täna kahjuks koolis enam nii ei ole, sest mujal ka ei ole. Meil on ikkagi selles mõttes see oma arvamuse vabadus olemas, me peame olema loovust kasvatavad ja nii edasi, et me tahame mõtlevaid inimesi, nii et see tegevus tõesti peab mõtestatud olema. Sellepärast ei saa kindlasti Iivol ette heita, et ta ei ütle ülevalt, et nii on ja siis nii on ja teie kõrvad lontis teete. Tõenäoliselt ei tee. Hariduse koolis tahaksime ka ikkagi minna või läheme ikkagi seda teed, et hirmufaktorit me ikkagi ei kasuta niivõrd. Et õpetada lapsele ratsionaalseid valikuid ja toime tulema, sest tegelikult ega see kerge ei ole. See nutimaailm ei ole nii vana maailm, et oleks olnud võimalus tekkida nendel oskustel. Et meie oleme nende oskuste tekitajad tegelikult. Et ma loodan, et see koostöös läheb hästi. Eks keerulisi kohti on ja mitte ainult õpilastega, lastevanematega ka. Et aga on ilus ja pikk tee minna. Meil on üsna vähe aeg veel järel, et siis lõpetuseks kiirelt kokku võtta,
mis me siis täna oleme siin arutanud. Igalt ühelt küsiksin teilt, et siis me oleme jõudnud siis, ma arvan, lõpuks sinna maani, kus me arutame selle, miks me seda teeme. Taaver minu meelest väga ilusti tõi välja selle, et tema meelest lõppeesmärk on see, et õpilane suudab iseennast reguleerida. Et me juba noore seast juurime välja selle probleemi, et õpilane ei suuda langetada ratsionaalseid otsuseid enda nagu talituse osas. Kas on ka mõned teised eesmärgid, mis on siis peale selle Otto ja välja toodud vaimse tervise parendamise mõttes, mida ka teie sooviksite välja tuua? Peale selle, et me tõstetame õpilastes siis selle mõtteviisi, et digivahend ei ole tingimata asi, kuhu uppuda, vaid asi, millega siis nii-öelda ujuda. Hästi lihtne vastus on, et me kõik tahame ju parimat haridust oma lastele ja häid õpitulemusi. No selle nimel ju tasub pingutada. Ja ütleme, haridussüsteemil on kindlad eesmärgid paika pandud, eks ole, ja selle nimel, et need eesmärgid saaks täidetud ja meie lastest kasvaks täisväärtuslikud ja oma eluga toime tulevad inimesed. Et selle nimel peame me kõik takistused, mis selliste eesmärkide saavutamise segavad, kõrvaldama. Ma tooks siia juurde veel, ma ei saa üle ega ümber nendest, et uuringutest, et Rootsis on tehtud väga suur kannapööre hariduse andmises ja Rootsi on pöördunud tagasi tavapärase traditsioonilise hariduse andmise juurde ja selle otsuse tegi Rootsi haridusminister peale seda, kui ta oli kuulanud ära siis Rootsi teadlaste ekspertide arvamused, kes siis töötasid läbi aasta siin, ütleme nüüd siis 10-20 aasta teadusuuringud ja see soovitus oli see, et lapse kõige parema digipädevuse arendamise eelduseks on lapse normaalne digikeskkonna, tähendab digiseadmete vaba areng. Ma jäin kohe selle lause peale nüüd mõtlema. Mul läks oma mõte hoopis ära. Aga ma pigem võib-olla mõtlesin seda, et meie elu areneb tegelikult edasi. Et meil tulid autod ja olgugi, et nad on ohtlikud, me ikkagi uuesti hobustega sõitma ei hakanud. Meil on telefonid, nendega käivad kaasas ohud või digiseadmed üldiselt siis. Tõenäoliselt tuleb edaspidi ka igasugu asju, areneb elu edasi, tegelikult on see ju tore ja vahva. Ehk et me võib-olla peame siit selle tarkuse kaasa võtma, et kui need asjad juba tulema hakkavad, siis tuleb neid ohtusid ka võimalikult varakult märkama hakata ja nendega tegelema hakata. Et kui need telefonid tulid, ega me olime ju selles mõttes ikkagi teadmatuses, mis nende tulemusena võib juhtuda. Oleks me kohe nii targad olnud, siis me oleks osanud juba kohe reageerida ja me oleks tõenäoliselt mõned sammud eespool. Täna me oleme seal, kus me oleme, küllap me saame hakkama. Ehk et ma ei taha küll pessimist olla, et me ei saa hakkama ja et see nüüd on nii kohutav, et võtab inimkonna ära ja meil üldse arendada midagi enam mõtet pole. Et pigem ikkagi küllap me selle õppetunniga hakkama saame. Tahasin targutada, aga tõepoolest võtiseadmed on tulnud selleks, et jääda. Meil on vaja sellega toime tulla. Mina viskaks hoopis õhku järgmise teema, mida oleks ka tore niimoodi selles ruumis arutada, et kuidas me selle AI ja ChatGPT-ga nüüd toimetame. Aga tänase teema võtaks küll kokku niimoodi, et me peame oskama õigeid valikuid teha. Jah. See küsimus oli, et eesmärgid veel. Lihtsalt, et mis on nüüd sinu seisukoht, mille sa oled arendanud selle diskussiooni ajal? Millise sentimendi sa soovid publikumile edasi anda? Minu seisukoht on selles,
mina näen gümnaasiumi kui sellise vaheetapina elus. sul on kõigepealt lasteaed, põhikool ja siis on gümnaasium. see on selline vahe nagu, vanus on ka selline. Õpilased saavad täisealiseks, noored saavad täisealiseks ja hakkavad päriselt liituma selle ühiskonnaga. Et mina näen, et see gümnaasiumi nagu vaade selles võiks olla õpilaste ettevalmistamine ühiskonnaks ja siin, seal all ka nutiseaded ja üleüldse. See on igast sama. Mina ütlesin oma kokkuvõtte juba eelmises voorus ära, et uuendaks seda tänase kokkutulemise ja arutelu pealkirja. Ja mina hea meelega AI ja ChatGPT teemal arutleks, sest et ma kasutan seda juba tükk aega täiendava tööriistana. Lasen temal teha seda mehaanilist tööd, mida ta teeb palju kiiremini kui mina. Aga luuletamisega ta küll veel hästi hakkama ei saa. Seda ma temalt teha ei palu. Ma arvan, et siis tänaseks on meie poolt kõik. Suured tänud!